suuvärk, nii on kirjutatud, tõi Bryantile $100,000 trahvi. Otse Viljandi, aga see spordiuudised. Raadio 2 spordiuudistega eetris Oleg ja Igor. Jalgpallisõpradel on põhjust rõõmustamiseks El Clasico nimekandev Hispaania jalgpalligigantide Madridi Reali ja FC Barcelona heitlus toimub järgmise 2,5 nädala jooksul lausa 4 korda järjest. Jalgpalli MM-i mängudele tulemusi järjest täppi pannud, ent sügisel surnud 8 Pool sai endale järeltulija. Aprilli lõpus algaval jäähoki MM-il võtab ennustamise enda õlule 5 jalaga ja 2 peaga kilpkon Magdalena. Slovakkias Žilina loomajas elav Magdalena keskendub eelkõige kodumaa koondise mängudele. Loomakese ennustamine hakkab välja nägema järgmiselt. Magdalena pannakse enne mängu väikese hokiväljaku keskjoonele ja platsi mõlemale sinisele joone asetakse salatileht. Kumma kasus kilpkon otsustab, see võidab. Käsipallist ka. 3 võiduni peetavad Eesti meeste käsipallimeistrivõistluste poolfinaliseerijad algasid HC Kehra ja Põlva Serviti võiduga. Kehra oli kodus 33-28 üle Šokleit Boys Viimsist ning Serviti alistas Põlvas 36-28 HC Viljandi. Aga see on muidugi ette juba kindlaks määratud. Eesti käsipallimeistriks tuleb HC. Vaat siin on 3 punkti. Kuradi pede. Los Angelese Lakersi staarmängija Kobe Bryant ütlus talle vaieldava vea vilistanud kohtunikule. Lobe suuvärk, nii on kirjutatud, tõi Bryantile $100,000 trahvi. Suusatamisest ka. Norra suusakondise peatreener Morten A. Djupvik otsustas ametist loobuda. Pärast 2006. aasta Torino olümpiamänge ametisse asunud Djupvik loobus ametist, kuna soovib rohkem keskenduda perekonnale. A. Djupvik. Muutun A. Djupvik. 20 miljonit euro kavatseb Manchester United maksta Madridi Atleticule väravvaht David Guetta eest. 20-aastasest hispaanlasest loodetakse väärist mantlipärijast karjääri lõpetava 40-aastasele hollandlasele Morten A. Djupvikile. Mõne sõnaga suusatamisest. Suusaliidu president Toomas Savi peatas oma tegevuse EOK asepresidendina. Nii palju spordiuudistest täna. See on Raadio 2.